Ja see on väga huvitav arutelu siin, kolleegid, aga nüüd kuulame kolleeg Evelin Poolametsa, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Vabandust, Evelin Poolamets, head kolleegid, et kuulame kolleeg Poolametsa seisukohad praegu ära, palun. Ka öeldakse, et valel on lühikesed jalad ja ikkagi lõpuks läheb ka meie füüsika doktor oma arvutustega rappa. Seda enam, kui me nüüd mõtleme, mis toimub 20 aasta pärast, et terve Eesti on siis neid võrke, elektrivõrke täis, millesse me siis täna investeerima hakkame ja mida me ei oska enam siis kasutada, kui tulevad tuumajaamad. Aga kui nüüd seda eelnõud lugeda, siis see eelnõu küll nüüd ei ole tarbijate kasuks, vaid on kirjutatud tootjatele. Nähtavasti ongi tootjad tulnud ja esitanud siis tellimuse. Üks muudatus teise järel on suunatud sellele, et kergendada tuule- ja päikeseenergiatootjate elu. Liitumistasude metoodika, võrguinvesteeringute edasiarvestused, paindlikkus tootmise alustamise tähtaegades ja liitumislepingute pikenduse. Aga mida saab tarbija? Ei ühtegi leevendust, ei ühtegi garantiid, et hind langeb, mitte midagi. Inimesed maksavad, aga kõik hüved lähevad tootjatele ja võrguettevõtjatele, kelle kasum tuleb inimeste taskust. Et ka eelnevas arutelus, kui küsida, et kes siis maksab selle liitumise teise poole, kui esimese poole maksab tarbija, siis tuleb välja, et see on tootja, aga kus tootja raha saab? Justkui seina seest. Ei, tootja võtab ka oma raha tarbijalt. Ja võtame kas või ühe hea näite Utilitas Windi puhul. Nüüd on see päevakorda tulnud, kuna nähtavasti nad ei jõua 27. aastaks oma tootmisega alustada ja kaotavad siis 1,1 miljoni eurose tagatise ja kes siis selle kinni peab maksma? No nähtavasti kohalik omavalitsus, sest Utilitas Wind on juba kohalikule omavalitsusele ehk Põltsamaa vallale saatnud ähvarduskirja, et nende kahjum on nagu justkui nende vastutada. Aga kes maksab kinni selle, et kui võrguvõimsust hoitakse aastaid broneerituna, kes maksab selle eest, kui investeeringud seotakse spekulatiivsete projektidega, mida kunagi ei kasutata? Muidugi tarbija. Meile öeldakse, et võrk vajab arendust, sest taastuvenergia maht kasvab. Aga keegi ei küsi, miks see kasvab. Kas Eesti rahvas tarbib rohkem elektrit? Ei tarbi ju. Iga aastaga tarbime hetkel vähem elektrit. Kas meil on energiapuudus? Jah, meil on tekitatud energiapuudus, aga kui päike ei paista ja tuul ei puhu, siis see energiapuudus jääb püsima. Ja on veel üks põhjus. Meil on ju, miks meil energiat ei ole, on rohepöörde eesmärgid. Kas Eesti rahvas on tulnud sooviga, et seame omale need rohepöörde eesmärgid? Ei, need eesmärgid on toodud meile siia Brüsselist. Aga jah, me kasvatame siin tootmisvõimsusi, ka meil on siin igas vallas pea 1000 megavati eest võimsusi planeeritud. Samas me teame, et Eesti keskmine tarbimine on 1000 megavatti ja kes siis selle võimsuse, mida me siin kõik suuresti planeerime, kasutusele võtab. Sellele ei ole vastuseid saanud. Ka need meretuuleparkide teemad on siiani vastuseta. Ja see kõik toimub meie oma inimeste heaolu, meie majanduse arvelt ja see ei tee meie elu paremaks. Selle eelnõuga võib-olla tõesti jälle tuleme sammukesi tootjatele vastu, aga
see kõik toimub meie majanduse hinnaga. Lõppude lõpuks elektrit tarbime me kõik ja ei ole olemas sellist müstilist, ülirikast olendit nagu tarbija, kes raha ei loe, kelle käest saab kõik need taastuvenergiatasud ja võrgutasud sisse nõuda. Seda eelnõu ei saa toetada. Aitäh! Suur tänu!